ja siin on täielik pulkimise õpetus. Nii esiteks alustame minu eelloost. Põhimõtteliselt ma olen üritanud juurde võtta alates mingi sellest ajast, kui ma olin mingi 15 või 16. Ma olen praegu 20. Ja ma olen selle ajaga läinud 65 või 70 kilost umbes kuni praeguseni, mis ma olen umbes 112 kilo. Ehk siis ma olin suhteliselt väike, ma olin skinny, ma olin mingi 18 BMI, mis tähendab siis, sa oled põhimõtteliselt alakaaluline. Ma ei söönud üldse, ma sõin, aga ma sõin nagu väga väikeste portsionitega. Võrreldes praegusega ma sõin terve päeva jooksul võib-olla sama palju, kui ma praegu söön mingi lõunaks. Ehk siis, kui ma hakkasin nagu päriselt toitu alla sundima, siis ma hakkasin päriselt kasvama ka. Võib-olla ma panen mingid pildid siia, ma ei usu. Ehk siis kogu see lugu ei käinud omavahel väga hästi kokku, aga mis ma üritan öelda on see, et ma oskan päris hästi pulkida. Mul on väga palju kogemust sellega. Ma tean, mida peab tegema, ma tean, mis viigu peab vältima, ehk siis nüüd sa kuulad professionaali. Nii esiteks toitumise basics. Toit koosneb toitainetest, ehk siis valgust, süsivesikutest ja rasvadest. Nii sa oled arvatavasti kuulnud nendest 3 peamist toitainet ja nendes toitainetes on kalorid. Kindlasti oled kaloritest ka kuulnud. Ehk siis kalorid on energiaühikud, ehk su keha kasutab energiat, et liigutada, et mõelda, et mis iganes kehaprotsesse täita. Nii igas toitaines on kalorid, aga erinevates toitainetes on erinev kogus kalorid. Ehk siis süsivesikutes on iga grammi kohta 4 kalorit, valkudes on iga grammi kohta 4 kalorit, ehk siis süsivesikud ja valgud on samad, aga rasvades on iga grammi kohta 9 kalorit. Ehk siis rasvad on rohkem kui 2 korda kalori tihedamad kui valgud ja süsivesikud. Kui sul on kaloreid üle, siis nad lähevad su kehas rasvaks ja lihasteks, olenevalt kas sul on piisav stiimul lihase kasvatamiseks. Kui ei ole, siis läheb rasvaks. Ja kui sul on kaloreid puudu, siis see võtab kaloreid siis nagu reservuaaridest, ehk siis su keharasvast ja lihastest. Nii see oli toitumise basics, aga kui palju peaksid siis sööma, et pulkida? Ilmselgelt sa tead, et pulkimiseks peab juurde võtma, ma ei pea seda ütlema. See tähendab siis, et sa pead sööma rohkem kaloreid, kui sa kulutad. Ehk siis selleks sa pead teadma, kui palju kaloreid sa kulutad. Ja see on suhteliselt keeruline asi. Saab 2 viisi peamiselt seda teha. Üks on siuke kiire, kerge, aga mitte üldsegi täpne. Ja teine on palju täpsem, aga see on palju raskem ja võtab rohkem aega. Ehk siis ilmselgelt sa valid teise valiku, sest et kui sa valid esimese, siis sa ei jõua mitte kuskile. Ma teen nalja. Tegelikult ei tee. Esimene variant on see, et sa guugeldad kalorikalkulaator ja siis sa paned sinna enda pikkuse ja vanuse ja kaalu ja mis iganes ja siis annab sulle mingi suvalise numbri 2500 ja siis davai, et söö seda on ju. Aga see ei ole üldse täpne, see ei tea mitte midagi, see ei tea su rasvaprotsenti ja nii edasi. Ehk siis teine variant on see, et sa päriselt nagu kaalud või päriselt mõõdad, palju kaloreid sa sööd ja siis sa mõõdad enda kehakaalu. Sa tead, et sa sööd täpselt sama palju, kui sa kulutad siis, kui su kaal ei muutu üldse. Ehk siis ütleme, et kuu aega läheb mööda ja su kehakaal on täpselt sama. See tähendab, et keskmiselt sa sõid iga päev täpselt nii palju kaloreid, kui sa kulutasid. Ehk siis su kaal jäi täpselt samaks. Ehk siis see käibki niimoodi, et kui sa kaalud kõike, mida sa sööd ja kui sa kaalud ennast iga hommik, sa ei pea iga hommik, peamiselt, et sa võtaksid nagu keskmise üle kuu aja või üle nädala aja ja siis läbi selle sa saad teada, mis on umbes sinu see keskmine kalorite kulutamine. Ma ei tea, kas kaloraaž on õige sõna. Ehk siis, kui sa võtsid kuu aega alla, siis sa tead, et sa peaksid veits rohkem sööma, et olla maintenance juures. Kui sa võtsid veits juurde, siis sa peaksid veits vähem sööma. Nii igatahes, kui sa leiad enda maintenance kalorid, siis sellest järgmine samm on arvutada enda makrosplit. Ja mis see tähendab on siis see, et mitu protsenti kaloritest tulevad süsivesikutest, mitu protsenti tulevad valkudest ja mitu protsenti tulevad rasvadest. Ma soovitan teha niimoodi, et 40% su kaloritest tulevad süsivesikutest, siis 30 valkudest ja ülejäänud 30 rasvadest. Aga ausalt öeldes see ei ole nii tähtis. Kõige tähtsam on lihtsalt see, et sa sööksid piisavalt kaloreid ja et sa sööksid piisavalt valku. Ja sellest ma räägin hiljem. Ehk siis nüüd järgmine samm on see, et sa pead võtma need saadud andmed ja nüüd sa pead sööma täpselt nii palju iga päev 4 nädalat ja siis kaaluma iseennast iga hommik. See ei pea iga hommik, aga bla. Nüüd on siis 3 varianti, mis saavad juhtuda peale seda 4 nädalat. Nii esimene variant on see, et kaal jäi samaks või läks alla. See tähendab seda, et sa sõid liiga vähe. Järelikult lisa kaloraažile 300–600 ja siis proovi uuesti. Nii teine variant on siis kõige parem variant. See on see, et sa võtsid juurde umbes 0,5–1 kilo kuu aja jooksul, siis lihtsalt jätka samade kaloritega, kuni kasv aeglustub. Ehk siis kui see läheb alla 0,5 kilo kuus, siis see on aeglane. Ja eriti kui sa oled algaja, siis
sa võid võtta 2 kilo kuus ka juurde, ära karda juurde võtta. Ja kui see läheb aeglasemaks, siis lisa 300 kalorit ja tee edasi. Nii, ja kolmas variant, kui sa võtsid juurde rohkem kui 1 kilo kuus, siis vähenda kalorid natukene, umbes 150–300. See on suht vähe, kui sa võtad juurde nii kiiresti, siis see võib tuua kaasa üleliigset rasva. Ja see tähendab siis seda, et sa pead pärast rohkem rasva alla kattima, kui sa peale pulkimist hakkad kattima. Aga nagu ma juba ütlesin, kui sa oled täiesti algaja, kui sa oled samasuguses kohas nagu ma olin, siis kui sa võtad 2 kilo kuus juurde mõned kuud, siis pole hulluga. Nii nüüd sa tead basic asju toitumise kohta ja kui palju süüa, siis mida sa actually sööd, ehk siis mida süüa. Väga lihtne vastus. Kõrge valgusisaldusega kaloritihedad toidud. Peamine asi ongi lihtsalt süüa piisavalt kaloreid ja piisavalt valku. Sellest valgu kogusest ma räägin hiljem, aga vahet pole, mis toidu sa valid. Peaasi, et seal oleks kerge süüa suures koguses, seal oleks palju kaloreid ja palju valku. Näiteks kanakintsu liha, rasvane hakkliha, munad, piim, juustud, pähklid, pasta, sai, kaerahelbed ja nii edasi. Ma tegelikult kohe räägin ka sulle, mis ma söön, aga ma söön põhimõtteliselt sama asja iga päev. Ma soovitan lihtsalt käia poodides ringi ja vaadata, mis on kõige odavamad toidud kilo hinna poolest, kus on kõige suurem kalori ja valgusisaldus. Ja no, ma võin anda sulle mingisuguse idee. Praegu on aasta 2023. See video saab arvatavasti mingi 600 miljonit vaatamist järgmise 5 aasta jooksul, ehk siis hinnad arvatavasti tõusevad. Aga praegu siuke hea kanaliha kilo hind oleks mingi, ma arvan, hea on nagu 5 või 6, sest muidu üldiselt see on mingi 8-9 vaata. Ja kui see on mingi maitsestatud, siis on veel rohkem. Ehk siis 5-6 euri kilo liha eest, piim mingi 60 senti liiter, munad mingi 1,60 10 muna eest. Ehk siis jah, lihtsalt käi poes ringi vaata, lihtsalt tutvu toodetega, seal kõik taga, iga toote taga on olemas, palju kaloreid seal on, palju valku seal on. Alati, kui ma poest ostan midagi, siis ma vaatan esiteks, millest ta tehtud on ja väldin mingit paska, nagu mingi seed oils ja mingi sojavärk. Ja siis ma vaatan, mis makrod seal on, ehk siis palju kaloreid 100 grammi kohta, palju valku, palju rasva põhimõtteliselt. No peamiselt vaatan valku, nagu ülejäänud need makrod ei ole nagu nii tähtis, et sul oleks need täpselt. Nagu nad võiks olla hästi, aga nagu eriti vahet ei ole. Lihtsalt käi poes ringi ja otsi odavat toitu, on ju. Kui sa tahad, ma võin 1000 euro eest sulle kaasa tulla. Ehk siis kui sa oled mingi miljonär ja sa ei oska poes käia, siis kirjuta mulle. Mida ma söön? Nagu ma juba ütlesin, ma söön iga päev põhimõtteliselt sama asja. Mul nüüd pulk on lõppemas, sest ma olen suht paksuks läinud. Ehk siis kui kaitsevägi vahele jätta, ma olen söönud 2 aastat iga päev peaaegu sama asja. Ja mis see tähendab on siis hommikuks klassik rasmuskel breakfast. See tähendab 10 muna, pool paki kodujuustu, pool liitrit piima, mis teeb kokku umbes 1300 kalorit, 30 grammi süsivesikuid, 75 grammi rasva, 120 grammi valku. Siis lõunaks ma olen söönud pool kilo pelmeene, sest nad on odavad ja nendes Rimi Basic pelmeenides on mingi soja valk, aga mul on suva, sest nad on nii odavad. Siis kodujuust ja pool liitrit piima. Siis snäkk enne jõusaali minekut on 2 banaani, 30 grammi maapähklivõid ja 1 kohupiim. Ja siis õhtusöögiks on üldiselt liha ja siis oleneb palju kaloreid mul juba päeva jooksul söödud on, siis sellest sõltuvalt ma kas söön riisi või ei söö ja kas söön kodujuustu või ei söö. Ütleme, et ma söön neid, siis ma söön umbes pool kilo mingisugust liha, näiteks kanakintsuliha või hakkliha, pakk riisi, mis on siis 125 grammi kuivalt mõõdetuna ja siis kodujuustu jälle ja pool liitrit piima jälle. Ja see teeb nii palju kaloreid, juhul kui ma söön kõike. Kui sa arvutad need kaloreid kokku, siis see teeb 5700, millest 570 on süsivesikud, 570 grammi, 200 grammi on rasvad ja 400 grammi on valgud. Reaalsuses ma ei söö nii palju mitte kunagi peaaegu. Enamasti mu kalorid jäävad umbes 4800 kuni 5500 vahele. Ja 400 grammi valku on veits overkill ka. Üldiselt ma üritan saada lihtsalt 300 ja kui ma olen saanud 300, siis see on okei, siis ma olen rahul. Ja enne kui sa hakkad ütlema, et kui sa sööd iga päev sama asja, siis see tüütab sind ära ju. See on hard gainer mindset. Kui sa tahad iga päev erinevat asju süüa, siis good luck. See tuleb arvatavasti palju kallim ja palju keerulisem ja palju aega nõudvam. Kui sa tahad, siis tee, aga nagu see ei tüüta mind ära. Minu jaoks on toit 80% toitainete allikas ja 20% nauding. Mind väga ei huvita, kui ma söön iga päev sama asja, peaasi, et nagu see maitseb okeilt. Nii, ja nüüd üks tähtis asi, et kui palju valku süüa. Selle kindla koguse ümber on suht palju kontroversid, ehk siis keegi ei suuda nagu kokku leppida, et mis on see kõige parem, mis on see kõige optimaalsem kogus valku, mida süüa päevas. Ja üldiselt soovitatakse süüa umbes 0,8 grammi iga poundi kohta, mis sa kaalud, ehk siis mis see teeb kilodes.
see teeb siis 1,8 grammi valku iga kilo kohta, mis sa kaalud. Nagu okei, see on mingi teaduslikult tõestatud mingi uuringute järgi on ju väga tore, aga minu arust see on liiga vähe. Ma arvan seda, et kui sa tahad kasvada, siis sa pead rohkem sööma. Nagu see on full bros science, aga kõigi suuremad vennad söövad palju rohkem valku sellest. Ehk siis mina söön umbes 1,3 kuni 1,5 grammi iga poundi kohta, mis ma kaalun ja see teeb siis kokku umbes 2,9 kuni 3,3 grammi kilo kohta. Rohkem valgu söömine tagab seda, et sa kasvatad nii palju lihast kui võimalik. Rohkem valgu söömine, kui on soovitatav, see ei ole kuidagi su tervisele halb. Ja selles suhtes, et kui sa hakkad kommenteerima, et su neerud saavad haiget. Kui sa tahad uskuda, seda ei usu. Kui sa otsid mingisugust tõestust, et enda biasid fitida, siis sa leiad. Ja ma saan leida tõestust, et see ei ole neerudele kahjulik ka. Ehk siis simple as that nagu. Nii nüüd sa tead basic asju toitumise kohta, kui palju süüa, mida ma söön, kui palju valku süüa, siis millal süüa. Ma olen nii geenius, ma olen isegi mõelnud, millal süüa. Ausalt öeldes see ei ole kõige olulisem asi. Peaasi on see, et sa sööksid päeva jooksul piisavalt, aga seda võib ära kasutada enda huvides. Ehk siis basic asjad on see, et mida varem hommikul sa alustad söömist ja mida hiljem õhtul sa lõpetad söömist, seda suurem aken on sul, et süüa. Ehk siis on väiksem võimalus, et su kõht saab liiga täis, et süüa. Peale selle saab mõjutada ka, mis toitained sa sööd, mis kellaajal. Ehk siis hommikusöögiks ma soovitan süüa palju rasva ja palju valku. Kuna esiteks neid toitained seedib kõht kõige kauem, ehk siis see täidab kõhtu kauemaks, pluss sa ei tarbi süsivesikuid, mis võivad siis tõsta su insuliini taset nii kõrgele, et see kukub alla, siis nagu baseline'ist allapoole ja siis sa tunned ennast väsinuna ja sa tunned sitasti ja siis su päev algab halvasti, on ju. Ehk siis hommikuks palju rasva ja palju valku. Teiseks ma söön siis snacki enne jõusaali, seal ma söön süsivesikuid ja valku, ehk siis see on suht väike toidukord tegelikult. See 2 banaani, maapähkli või ja kohupiim, et see on siis selleks, et kõht ei oleks liiga täis, et see oleks nagu jõusaalis normaalne olla, vaata. Ja süsivesikud siis põhimõtteliselt täidavad sinu glükogeeni varusid. Ma ei tea, kas nad täidavad nii kiiresti, et täpselt enne jõusaali käimist nad kohe täidavad su glükogeeni varusid, see vist võtab kauem aega, aga tead küll, kui sa sööd mingi, ma ei tea, paar banaani või mingi kommi või midagi, siis sul on veits nagu siuke ergutus on sees, on ju. Nii siis lõuna. Peale jõusaali mulle meeldib siis süüa üks suur eine, kus on kõik need toitained. Eriti siis palju valku ja süsivesikuid. Valk selleks, et nagu alustada lihasvalgusünteesiga, on ju, mis niikuinii käib juba, sest sa oled juba varem söönud valku. Ja süsivesikud siis selleks, et täita glükogeeni varusid, mis sa trennis kulutasid trenni tehes. See võib olla mingi pro science, aga see töötab. Nii ja õhtuks enne magama minekut või vähemalt 2 tundi enne magama minekut. Mulle meeldib ka süüa veel üks suur eine, kus ma teen kindlaks, et ma söön kõik piisavalt kaloreid on ju päevaks. Ja et see sisaldaks ka kõiki toitaineid. Ja selles suhtes, et võiks süüa 2 tundi enne magama minekut, kuigi ma ei ole kõige nagu professionaalsem selles. Et vahel on nii ka, et ma söön mingi kell 1 öösel. Aga nagu Rich Piano ütles, siis the more you put in, the more you get out, on ju. Ehk kui sa ei ole valmis sööma kell 1 öösel 2000 kalorit, siis ole väike edasi või õpi aeg planeerima. Ja üks main asi on see ka, et igas toidukorras oleks vähemalt 50 grammi valku. Ehk siis see on lihtsalt selleks, et sa päeva lõpuks saaksid piisavalt valku kokku, pluss see, et sul oleks piisavalt valku kehal olemas, et tegeleda lihasvalgusünteesiga, mitte et sul ei ole piisavalt valku. Nii ja nüüd üks kõige tähtsamaid asju, kuidas jälgida enda toitumist. Põhimõtteliselt, kui sa ei jälgi enda toitumist, siis sa ei tea, mis su toidus on, on ju. Sa ei tea, palju kalorit sa sööd, sa ei tea, palju valku sa sööd, sa isegi ei tea nagu basic asju. Ehk siis enda toitumise jälgimine teeb suuremaks saamise palju lihtsamaks, palju süstemaatilisemaks. Ja sa ei suuda enda silmadega lihtsalt pakkuda, kui palju kaloreid su toidus on, kui palju toitaineid su toidus on. Ehk siis kõige lihtsam viis selleks on lihtsalt enda toidu kaalumine. Selles suhtes, et see on väga lihtne asi, millega alustada. Ma ei saa aru, miks inimesed nagu ei kaalu enda toitu. See on minu arust väga imelik. Sellest hetkest, kui ma otsustasin, et nüüd ma hakkan toitu kaaluma, siis ma lihtsalt hakkasin toitu kaaluma. Nagu ma ei ole kunagi mõelnud, et see on nii keeruline. Fuck, ma ei viitsi enda toitu kaaluda, see on nii raske. See võtab mingi 10 sekundit, sa lihtsalt võtad toidukaalu, paned toidu sinna peale, näed numbri ja paned telefoni. Ehk siis nii lihtne see ongi. Soovitan rakendust nimega MyFitnessPal. Seal on põhimõtteliselt kõik toidud olemas ja see käib niimoodi, et ütleme, et sul on mingi toit, on ju.
ütleme, et see on toit, siis peamine asi on see, et sa paned ta kaalule, on ju, näed palju siin kuradi sööki on ju, jood ära või mis iganes, sööd ära, siis siin on see triipkood, ma ei tea, kas siin näha on, lihtsalt skaneerid seda enda telefoniga ja siis MyFitnessPalli rakendus nagu annab sulle kõik juba ära ja siis paned lihtsalt selle koguse sisse, mis sa tarbisid ja siis ta annab sulle kõik kalorid, kõik toitained, kõik mis iganes. Ehk siis on ülilihtne. Ja kui sa nüüd hakkad mingi vabandust tooma, et ma käin koolis, ma ei saa kaaluda, ma ei tea palju seal kalorid on, siis see on bullshit. Ma käisin koolis kaaluga. Ma olin see üks kutt, kes käis koolis kaaluga. Ehk siis ära ole pussi. Kui sa tõesti kardad võtta kooli toidukaalu kaasa, siis sa hoolid veits liiga palju, mida teised arvavad. Ehk siis sa pead enda eesmärkide nimel veidi loovutama enda mugavust ja olema ebanormaalne. Aga kui sa võtad kaalu kooli kaasa, siis sa saad peamiselt 2 viisil kaaluda enda toitu. Esimene on siis see, et sa kaalud toitu taldrikule pannes. See on siis eeldades, et sa saad ise panna endale toitu, on ju, seal järjekorras. See on väga lihtne, on ju. Lihtsalt paned ühe asja peale, jätad numbri meelde, nullid kaalu ära, paned teise asja peale, nullid ära ja nii edasi. Nii ja teine on siis see, et sa võtad 2 taldrikut ja sa kaalud toitu siis, kui sa oled juba laua taha läinud. Ja see käib siis niimoodi, et ühe taldriku peale sa paned toidu ja teise sa jätad täiesti tühjaks. Ja siis põhimõtteliselt sul on 2 taldrikut kõrvuti, on ju. Sa paned selle tühja taldriku kaalu peale, nullid ära ja siis hakkad ükshaaval asju tõstma. Ehk siis näiteks, kui sul on koolis mingi riis ja mingi kalatükk, on ju, siis sa alguses tõstad kalatüki 100 grammi, jätad meelde, nullid ära, riisi tõstad, mis iganes, mitu grammi, 300 grammi, nullid ära ja jätad numbrid meelde ja siis otsid MyFitnessPallist lihtsalt, mis iganes, boiled rice või kuradi fish, on ju, vahet pole, mis sa paned sinna. Ehk siis, jah, see ei ole kõige täpsem, aga vähemalt sa nagu, sul on mingisugune aimdus, mis sa sööd. Sa ei saa lihtsalt niimoodi lambist pakkuda. See on 500 kalorit ja seal on 50 grammi valku. Ehk sa ei tea, et see toidu kaalumine ei ole nii keeruline, kui sa võib-olla arvad. See on väga lihtne, see on väga loogiline. See on lihtsalt kaalumine. Ja viimane asi ja kõige ebavajalikum asi, toidulisandid. Nagu nende nimetus ütleb, siis nad on toidulisandid. Ehk siis nad lisandavad su dieeti toitainid ja vitamiine, mida sa ei saa muidu kätte ja nad ei asenda päris toitu. Aga kõige paremad on kreatiin, valgupulber ja siis mingid erinevad vitamiinid. Alustades kreatiinist, see suurendab 5% sinu jõudu võib-olla ja suurust. Ehk siis see käib niimoodi, et kreatiinil on varud lihastes, mis siis imendavad vett. See käib umbes niimoodi, et rohkem vett läheb su lihastesse ja siis nad on natuke tugevamad ja natuke suuremad, paar protsenti. Ehk siis see ei ole üldse suur erinevus. Ja see on nagu kõige parem, kõige efektiivsem toidulisand. Kõik ülejäänud on suht nagu, kui sa saad toidust kätte, siis sul pole ülejäänud asju vaja. Lihtsalt kreatiini on väga raske toidust saada. Nii, teine kõige parem on valgupulber. Valgupulber on põhimõtteliselt pulbri kujul piim. No mitte otseselt piim, vaid nagu see aine ehk siis vadak, mis tekib, kui sa teed juustu minu arust. Ehk siis on lihtsalt siuke vedelik ja seal on hästi palju valku sees ja kui sa selle vedeliku teed pulbriks, siis sa saad valgupulbri. See on väga mugav viis, kuidas saada väga kõrge aminohappisisaldusega valku suhteliselt odava hinna eest, aga see on suhteliselt peaaegu mõttetu, kui sa pulkid ja kui sa saad süüa seda, mis sa tahad. Ehk siis jah, kui sa pulkid ja sa saad valida seda, mis sa sööd ja sa ei saa ikka piisavalt valku kokku, siis sa lihtsalt ei vali õigeid toite. Valgupulber tulebki kasuks ainult juhtudel, kui sul on väga raske ligipääs valgule, ehk siis näiteks sa oled kuskil kaitseväes metsas ja sa saad mingi 50 grammi valku päevas, siis tuleb valgupulber väga kasuks. Või näiteks siis, kui sul on vaja kuskile väga mugavat ja efektiivset viisi, kuidas saada kiiresti palju valku. Näiteks kui sul on vaja mingi 30 grammi valku saada ja kell on mingi 12 ja sul on kõht täis, siis lihtsalt pane üks shake, siis ei ole mitte midagi ja saad valgu täis. Aga selles suhtes, et kattimiseks ka võib olla hea, aga lihtsalt see, kui sa jood enda kaloreid kattimise ajal, siis sul ei ole kõht täis ja siis sul on raskem kattida, sest et sul on kõht tühi, siis sa tahad rohkem süüa. Nii ja siis vitamiinid. On mõned vitamiinid, mida ma soovitan võtta, näiteks D-vitamiin, tsink, magneesium, võib-olla mingi omega-3 supplement, aga ma ütlen ausalt, nad arvatavasti ei ole vajalikud. Peale nagu D-vitamiini ma soovitan niikuinii igal ühel võtta, see on vajalik. Ja fuck this microphone. Ehk siis need ülejäänud asjad nagu tsink, magneesium, omega-3, nad võivad aidata sul maksimaisida enda testosterooni, mis võib aidata gainsidega, aga see ei ole vajalik. Aga ma võtan neid, sest mulle saadetakse neid. Shoutout Icon Fit, aga nagu ma võtan neid lihtsalt sellepärast, et mulle saadetakse neid.
muidu ma paneks enda raha lihtsalt parema toidu peale. Iconfit, kui sa vaatad seda, nagu thanks, et sa saadad. Aga I'm never gonna cap. Ehk siis nüüd sa tead kõike pulkimise kohta. Kui ma peale selle video uploadimist näen ühtegi inimest, kes kaalub alla 100 kilo, siis teage, et it's not safe ja ma tean, kus sa elad. Nii lõpetuseks tegemist oli väikse jupiga minu e-raamatust, kuidas päriselt suuremaks saada. Kui sa tahad seda raamatut endal osta, siis lingi leiad mu profiililt. Seal on kõik olemas, mis sul läheb vaja suuremaks saamiseks. Aga davai, näeme järgmises videos.